Teate mis, ma leidsin turult ühe hea hinnaga aktsia ja ma ostsin selle ja mõni päev hiljem hind tõusis. Ja mis ma tegin? Ma ostsin juurde. Ja ikka veel hind tõusis. Praegu ma natuke kogun raha, et saaks veel juurde osta, sest miks peaks ju ettevõttega midagi juhtuma ja hinda hoopis langema. Investeerimise üks põhiprintsiip on see, et osta madalalt, müü kallilt. Lihtne, loogiline, strateegiline. Kui turu toimuvat vaadata, siis hästi palju sõltub tegelikult investorist endast. Kui suured on ta kogemused, millised on tema riskitarvuspiirid või mida ta üldse hindab. Investeerimise juures ei tohiks kindlasti ära unustada, ma ei tea, kas see oli nüüd Kihnu või Ruhnu või hoopis Vormsi vanasõna, et ära pane kõiki mune ühte korvi. Liigne ahnus võib lihtsalt väga valusalt kätte maksta. Tänases osas räägime siis 2 riskimaandamisstrateegiast, hajutamisest ja passiivsest investeerimisest. Ning räägin ka seda, et millise kombinatsiooni neist olen otsustanud mina enda jaoks välja valida. 2000 aastate alguses pakkus Enron Corporationi aktsia väga head tootlust. Mõne ajaga tõusis ettevõtte aktsia $15 90. See on ulmeliselt 600% tootlust. Aktsial on alati üli hästi läinud. Ei tahaks ju veel maha müüa, sest äkki jään hilisemast tõusust ilma. Ma tean, ma müün parem naabrinalise maja maha ja ostan selle saadud raha eest aktsiaid veel juurde. Mis peaks midagi halvasti minema? Kellegi uudisimu, juhatuse valed otsused ja nende otsuste varjamine. See viis selleni, et 2001. aastal kukkus ettevõtte aktsia $90 26 . See teeb uskumatud 99,7% langust. Languseni viis see, et Enron Corporationi juhatus näitas kahjumlikke üksuseid kasumlikena. Nad kasutasid sellist asja, et nad näitasid soetusmaksumuse asemel turuväärtust. Ja lihtsale pilgule ei tulnudki välja see, et pagan, terve ettevõtte toodab ainult kahjumit. Mõne ajaga viiski see selleni, et kui sul kasumit ei teeni, käive võib-olla on ka minimaalne, siis tuli kuulutada välja ettevõtte pankrott. Üks juba tagasihoidlik tegelane, Warren Buffett, ütleks selle peale: diversification is protection against ignorance. It makes little sense if you know what you're doing. Ehk siis maagil öeldes seda, et hajutamine on kaitse sinu enda lolluse eest. Ja kui sa tead, mida sa teed, on sellest hajutamisest vähe tolku. Kui sinu portfellis on ainult üks aktsia ja sa oled paigutanud sellesse kogu oma raha, siis see risk, et sa jääd sellest rahast ilma, see on tegelikult päris suur. Õnneks selline on lihtne lahendus, hajutamine. Näiteks lihtne tõenäosusteooria ütleb seda, et kui sul on üks ettevõte, siis kui suur on see tõenäosus, et see ettevõte lõpetab mingit tegevuse? See on 1 või siis 100%. Aga oletame, et sul on 2 ettevõtet portfellis, siis tõenäosus, et nad mõlemad korraga lõpetavad tegevuse, see on palju väiksem. Ehk siis võiks öelda, et 0,5 või 50%. Tänapäeva keskmine investor teeb oma otsused pelgalt meediahaibina ajal. Tihtipeale ei vaadata ei kvartali ega aasta aruandeid, ei teata, kui palju ettevõte toodab kasumit või kahjumit. Lihtsalt, kui mingist ettevõttest kirjutatakse hästi, siis seda ka ostetakse. Sellisel juhul võib olla parim kindlustus just hajutamine. Aga kui nüüd küsida, et mitu ettevõtet võiks siis portfelli kuuluda, et oleks nagu tagatud piisav hajutatus. See on üks tore küsimus, millel ühest vastust ei ole. See sõltub pigem inimese enda iseloomust. Enda puhul ma üritan järgida printsiipi, et mul on vähemalt 2 ettevõtet ühest sektorist. Ehk siis näiteks kinnisvara sektorist on mul Nordecon ja Arko Vara. Aga et asi oleks veel segasem, saab tegelikult hajutada ka lisaks sektorile regioonipõhiselt. Näiteks Nordecon, ta siin, ütleme Skandinaavias, tegeleb ehitusega. Aga kõrvale võtta Tesla, kes tegeleb siis tootmisega USAs. Ja siis kolmandaks hajutatuseks nii sektori kui regiooni põhjast võiks olla näiteks Lufthansa, kes siis pakub Kesk-Euroopas transporditeenust. Hajutamiseks näiteks võiks olla see, et sul on portfellis 3 ettevõtet ja igast ettevõttesse ole ostud 1 aktsia. Ostu hetkel oli 1 aktsia hind €30. Need 3 ettevõtteks võiks olla näiteks aktsiaselts Kurk, aktsiaselts Tomat ja aktsiaselts Kartul. Kogu portfelli väärtus on sul €90. Ja mis nüüd saab? Sõltuvalt turusituatsioonile on kerkinud aktsiaselts Kurgi aktsia hind 2-kordseks. Ehk siis 1 aktsia hind on €60. No, Kartuliga läks natuke kehvemini. Tema aktsia hind langes 2 korda. Maksab nüüd €15.
pärast selliseid hinnamuutusi on su portfelli väärtuseks 105 eurot. See 105 eurot on tegelikult äärmiselt positiivne, sellepärast et see tähendaks, et su portfelli väärtus on kasvanud 17%. Võrdluseks sellisele hajutusele, kui sa oleksid ette näinud seda, et aktsiaseltsis Kurgi hind tõuseb 2-kordseks, siis oleks võinud panna tegelikult kogu selle raha aktsiaseltsis Kurgi peale. Ja sul ei oleks mitte see tootlus on 17%, vaid 100%. Aga samas sa oleks võinud täpselt samamoodi panna ka kartuli peale ja see oleks sellisel juhul olnud see vale otsus. Aga kui asja positiivselt vaadata, siis vähemalt ei läinud pool rahast kaduma. Ehk siis kui sa oleks pannud aktsiaseltsis kartulisse, sul oleks 90 eurost alles 45. Siit jõuame edasi aga järgmise strateegiani, milleks siis on passiivne investeerimine. See tähendab seda, et siis sa oled ettevõtte kohta teinud korralikku taustatööd. Sa oled vaadanud ettevõtte aastaaruandeid, kvartaliaruandeid, poolaastami ja sa kõike mõistad, mida nad seal kirjutavad, kus nende raha reaalselt tuleb ja kuhu nende raha reaalselt läheb. Mida nad müüvad, kas see on mingisugune toode, teenus, kellele see suunatud on? Kas see võib-olla ühtib sinu väljavaadetega? No näiteks nad toodavad riideid üksnes taaskasutatud riietest. Või siis, ja kõige tähtsam asi on ilmselt see, et mis teeb sinu arvates ettevõtte juhatus? Kas nende visioon klapib täpselt sinu omaga või mitte? Ehk siis sa paned enda jaoks siuksed väärtused paika. Ja passiivse investeerimise puhul sa ostad siis selle sammuse ettevõtte, mille sa oled enda jaoks nagu heaks kiitnud, aktsiaid pikema perioodi jooksul regulaarselt, sõltumata sellest, mis aktsia hind teeb. Kui sa oled nüüd teinud oma eeltöö ja oled endiselt kindel, et aktsiaseltsis Kurgi aktsia peaks lähiajal tõusma, siis sa ostadki seda aktsiat regulaarselt. Näiteks esimesel kuul on aktsia hind 30 eurot tükk. Ostad ühe aktsia. Järgmisel kuul on hind langenud 20 peale. Mis sa teed? Loomulikult ostad ühe. Ja kolmandal kuul on midagi ulmelist juhtunud. Aktsia hind on tõusnud 40. Aga kuna sul on strateegiliselt paika pandud see, et sa ikka ostad seda, sõltumata sellest, mis hind teeb, siis ostad ka siis. Kokku oled sa nüüd panustanud sellesse 90 eurot. Aga su portfelli väärtus on kasvanud 120 eurole. See tähendab seda, et 33% on portfelli väärtus tõusnud. Kõlab hästi ju. Aga nüüd, kui sa oleksid täpselt samamoodi hoopis ostnud aktsiaseltsis kartulit, siis see 33% tõusu võiks olla täpselt samamoodi ka 33% kaotust. Muide, eestimaised köögiviljad on väga head ja neid tasub alati süüa. Enda kaitseks oleks mõistlik paika panna ka mingisugune piir, millest kõrgemat aktsia hinda sa ei osta. Et kui ta on seal üleval, las ta olla, sina ei osta. Sa kogud võib-olla raha, et seni kui ta alla tuleb, siis ostad jälle. Ja kui sealt allpool on, siis sa seda ainult ostadki. Aga mis see väärtus on? Ettevõtte väärtusel tegelikult sellist ühtset definitsiooni ei ole. Üks osa investoritest hindab näiteks hoopis kapitalivoogu, ehk siis et ettevõte tuleb piisavalt palju raha sisse ja läheb välja ja ta suudab sellest mingisuguse kasumi genereerida. Teine ports elanikke või investoreid, tema hindab seda, et meedias kajastatav profiil oleks üdini positiivne. Või kolmas usub selle ettevõtte toodetesse nii palju, et sellest piisab. Aga mis oleks riskide maandamisel õige lähenemine? Selle küsimusele ilmselt on üks õige vastus. Õiget ega valet lähenemist ei ole. Kui sa tead, millega su ettevõtted tegelevad, oled teinud oma eeltöö, siis võiks öelda, et 10-15 aktsiat on täiesti piisav. Aga kui sa usud, et sa oled teinud tõsiselt head eeltööd ja jälgid neid pidevalt, 2-3, võib-olla 5. Või ütleme niimoodi, et kui investor on siuke, vaata, mis tuleb. Siukse ei viitsi eeltööd teha, siis täiesti õige lähenemine on ka see, et kui sul on portfellis kõik Baltikumi aktsiad, mis üldse on müügil. Oma isikliku portfelli haldamisel olen kasutanud siukest kombineeritud lahendust. Ehk et osa on hajutatud ja osa on passiivselt investeeritud. Näiteks passiivselt investeeritud võiks olla Olainfarm ja Coop. Veel üks reegel, mida ma olen isikliku portfelli kokkupanekul üritanud jälgida, on see, et ühe ettevõtte osakaal portfellis ei läheks liiga suureks. Minu jaoks on selline praegu piir 15% ja sektoripõhine 20%. Ehk siis lihtne näide. Kui mul on Coopi aktsiaid 15% ulatuses, siis ülejäänud 5% ulatuses võiks mul olla kas LHV-d või siis Xiaolai panka. Aga reaalsus on see, et sellised suhted on mul natukene paigast ära läinud. Ma ei suuda lihtsalt neid asju jälgida, kui lihtsalt mõne ettevõtte aktsia turuväärtus on kasvanud enam kui 150%. See lihtsalt tähendab seda, et ma peaksin teisi ettevõtteid juurde ostma.
aga kui vaadata, kuidas hinnad tõusevad, lihtsalt iga päev ainult tõusevad. ja siis minu jaoks lihtsalt selline ettevõtte väärtus ei ole seda hinda enam väärt, mida tema aktsia eest küsitakse. kui sa hakkad oma isiklikke strateegiaid paika panema, siis ära palun võtta esimese hooga minu või kellegi teise reegleid, mida sa kuskil lugesid näiteks Facebookist. sellepärast, et sa pead õppima tundma seda, et millised on sinu riskitaluvuspiirid. proovi need ise välja mõelda ja nagu öeldakse, arvesta kindlasti ka sellega, kas sa oled nõus kogu oma investeeritud raha kaotama. kui palju sa tahad võita või kui palju sa oled nõus kaotama, kui läheks midagi tuksi. aga praegu ei midagi muud kui edukat investeerimisstrateegia väljamõtlemist ja järgmise korrani.